Tervist! Täna ma õpetan teile, kuidas teha pelmeene. Pelmeenidena me kasutame täna pealinna pelmeene. Ja mida tasub pelmeenide puhul tähele panna on see, et vaadata palju seal liha sees on siit külje pealt. Et hea on see, kui kanaliha üldse ei ole. Et siis on nagu pelmeenid väga head. Vot. Esimene asi, mis pelmeenide tegemiseks teha on vaja, tuleb panna vesi keema. Vett tuleb panna nii palju, et pelmeenid sisse mahuks ja natuke veel üle oleks. Nii, nüüd kui vesi on siia poti sisse pandud, paneme poti siia peale ja laseme keema. Kui on kaant, siis kaane peale panek hoiab kokku nii elektrit kui ka kõike muud ja vesi läheb palju kiiremini keema. See on gaasipliit. Mis siis? Nii. Nüüd ootame, kuni vesi keema läheb. Jaa, nüüd ootame, kuni vesi keema läheb. Nii, nüüd kui meil vesi keeb siin, siis tasub sinna sisse panna mingisugust maitseainet. Enamasti pannakse sool, aga mida mina isiklikult soovitan panna, on mingisugust puljongit või puljongikuubikuid, eriti kana omased, sest teised on pask lihtsalt. Ja no, seda panna mõõdukalt, sest et siis jääb see tainas saab ka mingisuguse maitse omale külge. No, nii palju. Siis panna natuke õli. Vahet pole, mis õli see on, peaasi mootorõli pole. Õli eesmärk on see, et need pelmeenid ei kleepuks üksteise külge kinni, kui nad seal sees keevad. Ja seda panna ka niimoodi väike törts lihtsalt. Nii. Õli pandud, maitseainet pandud, järgmisena lähevad pelmeenid. Pelmeenid tasub panna üle ääre, muidu raisk pritsivad. Suurte kõrguste pealt ei tasu väga panna. Nüüd kui pelmeenid on seal sees, nüüd ootame veel. Nüüd tuleb vaadata, kuni keema läheb värki. Pelmeene vahepeal, kui nad keevad, oleks kasulik segada, sellepärast et võib juhtuda, et pelmeenid on seal kuidagi üksteise külge kleepunud. Et siis kui segada, siis nad lähevad lahti. Ja pelmeenidega siukesi ka, et kaua nad keema peavad, see on umbes nii kaua, kui nad on juba pehmed. Et ei ole väga näha seda valget toorest tainast. Siin veel mõnel on, et las nad veel paar minutit olla ja siis vaatab edasi. Nii, nüüd kui pelmeenid on valmis, siis tuleks see krempel ära kurnata. Tegelikult nad ongi nagu niivõrd palju valmis, et neid võib juba süüa. Et kui on kiire või ei viitsi või kui oled lihtsalt laisk, siis lihtsalt tõstad nad sealt omal kausi peale ja sööd ära. Aga kui on nagu aega ja viitsimist, siis võib neid natukene ka praadida. Et see praadimine paneb siukse mõnusa kerge krõmpsu sinna juurde. Et ma nüüd kurnan ära nad. Kuna meil ei ole ikka veel tekkinud Mida ei ole tekkinud? Kaant ei ole tekkinud, meil ei ole poti kaant tekkinud, siis me kasutame muid tööriistu selle jaoks. Nagu näiteks pahlilabi. Nagu näiteks pahlilabi, et jah. Oih. Näed, raisk osad ongi kinni jäänud. No siit sest. Nii, siit edasi. Paneme panni tulele ja paneme pelmud peale. Siin enam palju pole vaja lasta, et siis kui juba näed, et hakkab siuke kerge koorik sinna peale tekkima, siis nad on juba parajalt krõmpsud ja neid võib juba sööma hakata. Nii, las nad nüüd praevad natuke aega siin. Nii, nüüd on siin näha, et pelmeenil on tekkinud siuke väike koorik peale, mis tähendab seda, et nüüd on aeg nad siit maha tõsta ja sööma hakata neid. Aga mõnusad särisevad. Nii. Nüüd nad tuleb kuidagi siia taldriku peale saada, mida me teeme, ma ei tea kuidas, no vahet pole, kuidas me seda teeme pärast, kui me need ära sööme. Pelmeenide kõige tähtsam osa, ilma milleta pelmeenid ei olekski pelmeenid, on hapukoor. Hapukoor tuleb alati panna palju, see hapukoor väga hea. Tegelikult enne kui ma söön, las ta jahtu, ma räägin hindadest ka. Et see pakk pealinna pelmeene, mis minu arust kõige paremad, mis üldse Eestis müügil hetkel on, maksab
no see maksis 23 krooni. Hapukoor oli 7 krooni. palju see kilona tuleb? Ei tea. Palju seal pakis on? 400, 350 grammi.